Kõige selle eest, mis meie ümber on, peame olema tänulikud maakera väga õhukeselt katvale mullakiile. Selle taastumatu loodusvara kujunemise eest tuleb tänada eelkõige elu, mida elatakse mulla sees. No ja elu seal tõepoolest keeb. Ligi 1/3 maailma teadaolevast liigirikkusest elab mullas ning igalühel neist on seal oma roll ja põhjus. Üheskoos seisavad need organismid selle eest, et maha visatud õunasüdamest või banaanikoorest saaks taaskord täisväärtuslik toit taimedele ja kõigile neist sõltuvatele liikidele, sealhulgas inimesele. Just mulla elustik on see, mis takistab mulla laialikandmist tuule ja vee poolt, hoiab mullast toitaineid, takistades neil reostamast meie veekogusid. Harva mõtleme sellele, kui palju elusolendeid on ahelas, mis tagab meile täisväärtusliku toidu ja terve elukeskkonna. Kaasaegsele toidutootmisele ei saa efektiivsuse koha pealt palju ette heita. Selle kõige juures oleme hakanud asendama looduses aset leidvaid protsesse tehislikega. Toitaineid lisame väetistena, kahjureid tõrjume kemikaalidega. Selleks, et seda efektiivsem teha oleks, kaotame põldudelt selle vähesegi elurikkuse, mis suurte masinate tööd segavad. Hinnanguliselt hävib aastas 24 miljardit tonni viljakat mulda. Et mulla tähtsaim komponent on tema elu, on ka juba pöördumatult kahjustatud muldi ääretult raske taastada. Kahjuks ei ole täna Eestis väga selget aru saama, milline on meie põllumuldade bioloogiline seisund, kes seal elavad ja kas elanikega piisavalt on. Teadlased on mullaelustikku negatiivselt mõjutavad praktikad juba varakult kindlaks teinud ning neile välja pakkunud ka hulga vastumeetmeid. Enamik neist on oma olemuselt väga lihtsad. Mitmekesised niitudrikkad maastikud, rikkalik külvikord, talvine taimkate ning orgaanilised väetised, mis aitavad rikastada nii mullaelustikku kui kogu elurikkust põllul ja selle ümber. Elurikas muld ja maastik annavad ka vähem põhjust kasutada taimekaitsevahendeid, kuna kahjurite looduslikud vaenlased on põllul ja selle ümbruses olemas. See, kuidas me oma muldadega ümber käime, mõjutab nii meid kui ka mitmeid järeltulevaid põlvesid. Nii nagu inimese puhul on raske hinnata tervislikest eluviisidest tingitud kasu, enne kui pole haigeks jäädud, on ka mullaelustikuga seotud probleemid ennetatavad. Muldade tervise heaks tehtavad teod võivad küll näida ja vahel ollagi väga tülikad, kuid ajapikku muutuvad need paratamatult möödapääsmatuks. Et majanduses on teine koht esimene järelsörkija, on siin Eesti võimalus olla teerajaja nii Euroopa kui ülejäänud maailma jaoks keskkonna- ja mullasõbralike praktikate kujundaja ja teadmiste eksportijana. Just elurikkus võiks olla Eesti Nokia. Tere tulemast Paidesse teadusalale meie diskussioonile mullast kullaks. Tervitan kõiki kohalolijaid, paneeliliikmeid ja ka teid, kes te olete teise pool ekraani läbi otseülekande. Meil on Eestis väga ilus loodus ja see on meie peamine ressurss ja ka elurikkus.
aga kuidas me saaksime oma ressurssi maksimaalselt väärindada, mis on üldse ressursi väärindamine? Või mis oleksid need nutikad ja targad tehnoloogilised lahendused, mis tõstaksid lisandväärtust majanduses, kuid samas tehes seda säästlikult ja keskkonnasõbralikult. Nii et meil oleks oma loodusvara ka homme, ülehomme ja ka 100 aasta pärast. Et need on teemad, mida me tahaksime täna siin arutada. Ja ma läheksingi üle ja tutvustaksin hea meelega meie paneeli liikmeid ja hakkaksin võib-olla sealtpoolt pihta. Mart Loog, Tartu Ülikooli Tehnoloogia Instituudi molekulaarse süsteemibioloogia professor, Eesti sünteetilise bioloogia keskuse juht, puidukeemia taasalustamise või taaselustamise eestvedaja siin Eestis, ma arvan, et nii võiks öelda küll. Siis edasi Rando Värnik, Eesti Maaülikooli majanduse ja ökonoomia professor, erinevate biomajanduste uuringute juht ning samuti Euroopa biomajanduse tulevikusuunalise ekspertgrupi liige, ehk siis Eesti biomajanduse eestvedaja. Edasi Tarmo Tüür, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees, metsanduse arengukava juhtkonna liige, Eesti metsa heaolu eestseisja. Siis edasi toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskuse nõukogu esimees, bioekspert OÜ juhataja, innovaatilise ja nutika toidu väärindamise eestvedaja. Eks ole. Ja siis minu kõrval Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juht, Eesti metsa- ja puidusektori arengu eestseisja, Hendrik Välja. Mina ise olen Indrek Tulp, Eesti Teadusagentuuri ressursside väärindamise programmi juht ja võib-olla lähekski kohe siis tegelikult teemade juurde, et mis me siin ikka pikalt venitame. Ma usun, et tänapäeval on nii puidu kui toidutööstuses me ei saa ümber ega üle biomajandusest. Et võib-olla oleks mõistlik siin korra seda mõistet natukene avada ja sellest pisut rääkida, et me oleksime kõik ühel lehel, et mis me selle all mõistame. Rando, et mis siis on ühisosa ja erinevus biomajandusel, põllumajandusel, kus me praegu Eestis oleme ja kuhu me võiksime jõuda? Tere kõigile, mul on hea meel, et saab alustada ja kui mõistest rääkida, siis biomajandus on iseenesest ju biomassi väärindamine. Ja see algab just nimelt peale sellest, et me kõigepealt peame seda biomassi tootma. Selle sama biomassi tootmise juures on oluline kindlasti jätkusuutlikud sellised tootmisviisid, keskkonnahoidlikud tootmisviisid. Teine pool on siis see, et kui me selle biomassi kätte saame ja hakkame seda nagu väärindama, siis sealt saame tooteid ja nende toodetega lõpptarbijani jõudmine või siis ka nende ettevõtete jõudmine, kes omakorda seda müüvad turgudel. See ongi hästi lihtsalt öeldes biomajanduse selline hästi lihtne definitsioon, et kuidas me siis biomassi väärindame läbi selle, et alustame selle biomassi tootmisest ja see päritolu võib olla taimne biomass, tõesti võib olla ta puitne biomass, võib olla ka mikrovetikad, loomne biomass, makrovetikad, selles mõttes, et see on nagu kõik see, mis on orgaanilise materjaliga seotud, taastuv, see kõik tegelikult haakub selle biomajanduse temaatikaga. Ja kui me seda hakkame väärindama, läbi selle väärtusahele liigume edasi, toodame uusi tooteid sellest biomassist. Eesmärk võikski olla see, et me saame biomassi ühikust, saame rohkem lisandväärtust kätte, mis aitab meil siis meie ettevõtteid edasi liikuda ja ka konkurentsi püsida. See on hästi lühidalt sissejuhatuseks. Aitäh! Aavo, sul on täiendusi toiduainete tööstuse valdkonnast? Jaa, ma ei taha niivõrd toiduainete valdkonnast praegu täiendada, kuivõrd seda selliselt, et Ühendriikides lähtutakse biomajanduses väga lihtsalt, et kõik, mis on DNA-ga seotud, on tegemist ka biomajandusega. Et sama printsiip võiks ka meil kehtida, et asja lihtsamaks teha. Aitäh!
Aitäh, Aavo. Aga Tarmo, kuidas see biomajanduse osa nüüd meie niisuguse keskkonda istub, et kas see teeb meie keskkonda paremaks, puhtamaks või hoopis vastupidi? No kui jätkata siit, tere kõigepealt ka minu poolt kõigile, kui jätkata siit, kus Rando lõpetas selle biomajanduse defineerimisega, siis viimane lause oli see, et eesmärk peaks olema see siis, et igast sellest ühikust võimalikult palju kätte saada, et siis kindlasti me peame rääkima sellest, et biomajandust tuleb vaadata ainult koos suure ressursi ja energia säästmise plaaniga. Et see on kindlasti tupiktee, kui me nii-öelda laiemalt vaatame ainult seda, et kui palju ühest ühikust kätte saada. No see, et me Eestis ja mitte ainult Eestis, muidugi ka laiemalt peame õppima paremini väärindama ja olema innovatiivsed, nutikad. Noh, kas või sellest tegelikult ju kas küsimust ei ole, et pigem ongi nagu kuidas küsimus ja ka sellele kuidas küsimusele oleme kas või sellel käesoleval aastal saanud väga palju sellist lisamotivatsiooni ja kinnitust, et tegelikult meil on vaja oma majandust ümber struktureerida. Siin samas Eestis on seda öelnud hiljuti nii valitsuse majandusekspertnõukogu kui Teadusakadeemia juhatus. Ja Euroopa tasemel me räägime ju roheleppest, me räägime elurikkuse strateegiast, nii et ka seal see suund on tegelikult selge ja innovatsioonist ka tegelikult me võiksime kindlasti rääkida siis kolmanda põlvkonna innovatsioonist ikkagi, kus see innovatsioon ei ole lihtsalt see, et kuidas saada rohkem raha, vaid juba definitsiooni poolest ikkagi innovatsioon peab looma meile puhtama keskkonna, parema tervise ja parema heaolu. Nii et me kuidagi ei saa seda nagu lahus vaadata neid elurikkuse ja keskkonna teemasid, kui me räägime innovatsioonist või siis väärindamisest. Et edasi minnagi, et võib-olla tõesti, et Mart, kuidas nii-öelda nagu teadlase poole pealt innovatsiooni kaasamine ja biomajandus ja elurikkuse hoidmine võiks toimida, et kas me saaksime paremini töödelda seda biomassi, ehk siis kas siis ka kunagi fossiilseid toorained asendada looduslikega, mis sa arvad? Jah, tere. Et biomajanduse definitsiooni osas veel ma võib-olla täpsustaks, et kui kõik, mis on seotud DNA-ga, võib-olla ütleme, biomeditsiin on ka seotud DNA-ga ja täna me nagu sellest ei räägi, aga üks asi, millest üldse täna veel ei mainitud, on ikkagi süsinik. Et väga tähtis on süsinikuringe ja üks põhjuseid, miks see biomajandus nüüd aktuaalne on see, et meil on liiga palju kasvuhoonegaase. Me peame jätkusuutlikult süsinikuringet või ütleme seda süsinikukriisi vähendama ja ütleme, meil on tegelikult nagu siin 3 eesmärki või seda võib jaotada 3. Et üks on see, et just seda süsinikku siduda rohkem, sest me oleme fossiilide tõttu teda liiga palju välja lasknud. Me peame teda siduma pikaajaliselt läbi fotosünteesi näiteks või muude tehnoloogiate. Teine asi on see, et see tõesti see biomajanduse definitsioon, et jätkusuutlikult toota biomassi ja see siis kõrgtehnoloogiliselt väärindada. Ja siin on see eesmärk see, et luua kõrge väärtusega tooteid. Et lihtne on toota bioetanooli, biokütuseid, aga see on juba eilne päev, et tegelikult me peame vaatama väga kalleid tooteid. Ja 3. element siin on see, et me peame seda tegema keskkonnasäästlikult ja puhtalt. Et nii nagu ütleme, kui süsinikust rääkida, sest süsinik on meie toit, süsinik on väga paljud kiud, materjalid, polümeerid, et me peame, kui praegune orgaaniline keemia ja polümeeride tööstus on väga energiamahukas, väga keskkonnasaastav ja tal on väga tugev süsiniku jalajälg, siis me peame oskama seda teha puhtalt ja selle puhta tegevuse
võimaldab meile sünteetilise bioloogia ja bioloogilise nii-öelda katalüsaatorite kasutamine, millest võiks hiljem rääkida täpsemalt. Aga võtaks sinna edasi, et kui nüüd minna tööstuse poole peale, et Hendrik, kuidas meil olukord on Eesti metsa- ja puidutööstuses, et kui palju me juba täna seda innovatsiooni kaasame, kui palju me tahaksime seda kaasata ja kui palju see tööstus vaatab seda süsinikuringlust ja seda jalajälje osa? Jah, aitäh küsimusest ja tere kõikidele ka minu poolt. Võib-olla lihtsalt veel selle biomajanduse arutelu lõppu tuua, et kuidas mina seda nii-öelda praktiku või ettevõtluse poolelt ka näen, et Mart seda võttis juba hästi kokku ka, et tegelikult on oluline see, et me tahame selle biomassi ressursiga asendada nüüd ikkagi neid fossiilseid ja oluline on see, et me peame tootma asju, mida on inimestel tegelikult vaja, mida tegelikult ühiskonnal on vaja, mitte lihtsalt otsima viisi, kuidas seda väärindada ja raha teenida, vaid peab tegema neid asju, mille järgi täna on ühiskonnal kõige suurem nõudlus. Ja tööstuse poolel me kindlasti vaatame selle poole igapäevaselt. Eesti puidu väärindamine, Eesti puidutööstus, ta on väga kaldu mehaanilise väärindamise poole, ehk mille väljund on väga palju siis ehitusesse ja seda tihti biomajanduse all jäetakse nii-öelda tähelepanuta, ta jäetakse natukene kõrvale, sellepärast, et kui me vaatame tõesti, mis teaduses toimub, siis kogu innovatsioon ja areng toimub keemilises väärindamises. Mehaaniline töötlemine on juba sükene suhteliselt küps ja suhteliselt valmis tehnoloogia, kus me põhiliselt räägime siis nii-öelda toote arendamisest, kuidas me siis ehituse püsti paneme, aga see puit on seal ikkagi seesama mehaaniliselt saetud, hööveldatud ja liimitud puit, et seal nii suurt innovatsiooni ei toimu. Keemilise poole peal ma arvan, et see on, meil on näha Eestis esimesi siis selliseid innovatsiooni tekkeid, koos ka siis Mart on, eks ole, väga suure panuse andnud ja suurelt seda vedanud ja see on ülimalt positiivne. See on kindlasti meiesugusele riigile hästi suur väljakutse, sest et kui me vaatame, millises keskkonnas me tegutseme, meie konkurendid, ettevõtted on sama suured kui Eesti riik või võib-olla suuremadki. Nende teaduseelarved selle ühe väga kitsa teema uurimiseks on suuremad kui kogu Eesti haridussüsteemi rahastus. Et sellises konkurentsis on meil kindlasti suur väljakutse seda uut innovatsiooni luua. Aga samas ma arvan, et milles eestlased on alati olnud tugevad, on uuenduste väga kiiresti omaks võtmises, adapteerimises ja ühiskonnale skaleerimises. Ehk siis minu seisukoht sellelt osalt on, mida me tööstuse poolelt pigem teeme, on me jälgime neid innovatsioone, mis maailmas toimuvad ja kui need hakkavad küpseks muutuma, siis kindlasti on Eestis neid ettevõtteid, kes soovivad neid kiiresti rakendada. Seda on muidugi rõõm kuulda, et erasektor ja tööstussektor on väga huvitatud ja valmis selleks, et kas Aavoga toiduaine poole pealt? Ma tahaks kõigepealt täpsustada, siin oli palju juttu süsinikuringlusest, siis faktidest rääkides, siis tegelikult globaalselt 9,5 gigatonni aastas emiteeritakse süsinikku ja sellest seotakse ära siis põllumajanduses ja veekogudes circa pool, nii et teine pool lendab meil õhus ringi, mis on tegelikult kasvuhoonegaasid ja kõik seesugune. Ja nüüd arvata, et ainult põllumajanduse ümberstruktureerimise või metsamajanduse ümberstruktureerimisega me suudame seda süsinikku fikseerida, siis seda ei ole. Ühtlasi peame me vaatama kahte erinevat ringlust, on kiire fikseerimine ja on aeglane fikseerimine, et aruandluses tihti peale jäetakse see kiire süsiniku fikseerimine välja. Aga samas majanduse koha pealt on see kõige olulisem, sest kogu see põllumajandus meil ongi, või biomajandus, kuidas me seda iganes siis tulevikus nimetame, ongi seotud just selle kiire ringluse ja kiire fikseerimisega. Ja kui me nüüd lähemegi põllumajanduse juurde ja toidutoorme tootmise juurde ja sealt toiduainete tootmise juurde, siis tegelikult, kui me vaatame Eesti majandust, et kuidas meil põllumaad on asustatud ja kuidas meil ka metsandus, siis tegelikult võrreldes naaberriikidega meie tulu tootmine 1 hektari kohta on circa 2 korda madalam, Hollandist ma ei räägigi, seal on juba 10 korrad need vahed. Et me oleme sisuliselt toormetootjad, et kui meil 22% circa põllumaast moodustab nisu, mis müüakse
maailmaturu hindadega konkureerides sealjuures Ukraina ja teiste selliste suurte põllumassiividega müüakse Araabiasse kuhu iganes kaamelitele toiduks, siis see päris õige ei ole. Et tegelikult tuleks laiemalt üle vaadata kogu põllukultuuride valikud, et mida me üldse kasvatame, et kui me oleme suhteliselt suured süsiniku tootjad per capita, kasvuhoonegaaside tootjad per capita, siis teeniks vähemalt raha läbi toodangu tootmise ja toodangu müümise. Et metsandus näitab sama lugu tegelikult, et me oleme suuresti metsa tooraine müüjad, mitte metsa väärindajad, aga see pilt peab üsna ruttu muutuma, sest vastasel juhul me ei ole enam konkurentsivõimelised. Toidu tootmises hakkab vaikselt see revolutsioon toimuma ja seda tegelikult eestvedajad on Põhjamaad, Soome suures hulgas, kelle kultuuride, põllukultuuride valik on, ei ole kärbsed, et põllukultuuride valik on läinud rohkem kaera peale ja nad valivadki neid kultuure, mis kasvavad meie kliimavööndis edukamalt kui kuskil mujal ja kuna see taimse toidu peale ja teadlik toitumine on hakanud prevaleerima, siis seda enam vähendatakse loomse toidu osakaalu. Ja kui me veel kord vaatame seda põllumajanduse poolt ja põllumassiivide kasutamist, siis 70% põllumaast ja seal saadavast toodangust kasutatakse liha tootmiseks. Aga me kõik teame, kui suure jalajäljega tegelikult liha tootmine on. Nii et selles suunas hakkab maailm muutuma ja meie seal hulgas. Rando, kas me saame läbi biomajanduse siis süsinikuga nagu rohkem siduda? Et kindlasti on võimalik ja küsimus on selles, et täpselt need samad tehnoloogiad, et kui me räägime, et ka põllumajandustootmisel peab muutuma see asi, nii-öelda tehnoloogia peab muutuma keskkonnahoidlikumaks ja nagu ka öeldi ennest, et oluline on see, et me ikkagi toodame neid tooteid, millel on olemas nõudlus. Ja nüüd on küsimus ka sellest, et kui palju me siis suudame selle tavalise traditsioonilise põllumajandusega see süsinikku siduda ja mis me selle muu osaga, mis nagu järgi jääb, et siis ikkagi edasi saame teha. Ja kuidas me siin need tehnoloogiat saame selliselt nagu täiustada, et seda süsiniku emiteerimist oleks võimalikult vähe, et selles suunas, ma arvan, väga palju selliseid arenguid käib ja põllumajandusettevõtjad iseenesest ma võin öelda, et väga paljud kasutavad juba selliseid hästi kaasaegseid tehnoloogiaid ja kus on süsteemid on juhitud, jälgitakse väga täpselt, kui palju kasutatakse erinevaid taimekaitsevahendeid ja ka väetisi, aga see on nüüd nagu üks pool asjast, et tehnoloogia pool. Teine pool on ikkagi see, et ma kindlasti ütleksin, et kui me vaatame Hollandit ja Eestit, siis Eesti see lisandväärtus 1 hektari kohta sõltub ikkagi sellest ka, kui palju siis saadakse toetusi, aga ma ei tahaks nagu toetuse teemat siia sisse tuua, et Hollandis on need otsetoetused ja kõik on tunduvalt suurem kui on Eestis. Pigem on küsimus selles, et meie siin peaksime mõtlema, kuidas neid uusi tehnoloogiaid, targemaid tehnoloogiaid luua selleks, et neid tehnoloogiaid võib-olla ka teistesse riikidesse pakkuda. Nii et see on ka üks biomajanduse pool, et kuidas uusi tehnoloogiaid luua, mida pakkuda teistesse riikidesse ja ka see on õige, et me oleme väga suur biomassi tootja. Et me ei ole nii palju tegelenud sellega, et kuidas seda paremini väärindada, aga selleks on olnud oma põhjus, et täpselt, et kui on olnud täna turg ja turusituatsioon ja nõudlus selline, et tahetakse suuresti saada ikkagi sellist toorainet, siis vastavalt selle on ka toodetud. Nii kui nüüd turunõudlus muutub ja tulevad uued sellised tooted, mis on rohkem nõutud, mida saab nii-öelda taimsest valgust toota, nii ma arvan ka, et muutub ka see olukord, et enam ei viia seda toorainet välja, nii et oluline see, kuidas me seda poolt täiustame, et tekib ka uus nõudlus turul selle toorme järgi. Nii et ikkagi oluline ka põllumajandustootmise juures selline keskkonnahoidlikkus, kindlasti jätkusuutlikkuse arvestame, mitte nii, et kindlasti see ei ole esimene asi, mis ma kindlasti ütlesin enne, et ainult nii-öelda lisandväärtust toota, vaid me peame seda vaatama tasakaalus inimese vajadused, keskkonnavajadused ja ikkagi majanduse vajadused. Nii et see on üks ka printsiip, mida tänases põllumajanduses rohkem ka jälgitakse. Kindlasti see, et võib-olla see müüt, et öeldakse põllumajandus hästi palju toodab kasvuhoonegaase, et tegelikult
tegelikult jällegi, kui vaadata nagu numbreid, eks ju, siis see 3%, mis otse nii-öelda põllumajandus tuleb, et tihtipeale nagu arvatakse, et see on hästi suur number, aga noh, see on jälle see küsimus, et millega me võrdleme, eks ju. Et meil on kindlasti hoopis suuremaid selliseid neid kasvuhoonegaaside tootjaid, kui on põllumajandus. Aga ongi, et Mart, mis need on need uued põnevad tehnoloogiad, mis aitaksid meil meie eestimaiset ressurssi hästi väärindada ja et ka süsinikuringlus oleks pigem positiivses bilansis? Jah, et selle süsinikuringlusega on natukene ütleme triki, et selles mõttes, et üks asi, kuhu teda siduda saab, on kindlasti mets, sest mets hoiab teda pikka aega, aastakümneid, ja põllumajandus on üldiselt aastast aastasse käiv ringlus. Ütleme niimoodi, et kui me istutame rohkem puid ja meil on rohkem metsa, siis me seome teda rohkem. Ja teine asi on siis see, et kui meil on metsatööstus, millest jääb üle, ütleme, saepuru ja väheväärtuslik puit, mida me muidu lihtsalt põletame ära ja tekitame sellest siis kasvuhoonegaase, siis see tuleks siis väärindada materjalideks, kemikaalideks, mis on siis pikka aega kasutuses ja mida pikka aega ei põletata. Noh, näiteks ütleme, kui mõni isegi plastikust, materjalid, lauad, need võivad ju olla sadu aastaid ja nad on nii-öelda nagu süsiniku eemaldamine. Siis teine asi on ringlus, ringmajanduslik element, et kui me näiteks praegu Iru elektrijaamas põletame oma prügi, siis tegelikult kõik see prügi on võimalik tagasi viia materjalidesse, mitte atmosfääri läbi gasifitseerimise ja läbi siis sünteesigaasi viimise ja transformeerimise gaasfermentatsiooni abil, ütleme, kemikaalideks, mis on siis biopolümeeride algühendid. Ja näiteks Tartu Ülikoolis me eelmisel aastal ehitasime labori, kus me teeme koostööd maailma juhtiva ettevõttega Lanzatec, mis siis võimaldab ja kus me uurimegi atsetogeensete bakterite poolt CO kui ka tulevikust CO2 sidumist biomassi ja selle abil, ütleme, kemikaalide tootmist selle asemel, et siis, ja sinna alla kuuluvad ka puidujääkmed ja kõik muu. Et see on nüüd teine võimalus, kuidas peale puude istutamise metsade, kuidas süsinikku siduda, aga noh, ega Eestis väga palju muud võimalust siin praegu ei ole. Tarmo, sa tahtsid täiendada? Jaa, et Eesti, kui me metsast räägime, siis oleks kohane ära öelda, et Eesti puidust, mis siis aastas raiutakse, kuskil seal vähemalt 60% moel või teisel me põletame ära täna. Nii et me kindlasti siin mingist väga positiivsest süsinikuringest ei saa rääkida ja kõige lihtsam viis ikkagi süsinikku metsas siduda on jätta siis ikkagi suur osa sellest, mida me praegu ära põletame lihtsalt sinna metsa ja siis ongi süsinik seal seotud. Teine kommentaar, et siin on hästi palju mitmel puhul mainitud seda, et toodame seda, mille järgi on nõudlust ja see, mida siis turg toetab ja mis nii-öelda läheb siis kaubaks, siis kindlasti see on ainult pooltõde või see on see, kuidas me siiani oleme toimetanud, eks ole, et nii sel põllumajanduse poolel kui ka metsa poolel me näemegi seda täna, et pellet ongi väga, väga kasumlik, eks ole, või Poola, mis iganes, noh ka Eestis tegelikult ikkagi, et intensiivsest põllumajandusest tulevad asjad ongi väga kasumlikud ja just ongi nende järgi turunõudlus. Et siis täna me ikkagi, kui me räägime innovatsioonist, me peame rääkima ka sellest, et kuidas ikkagi tarbija nõudlust suunata ja turgu suunata selliste toodete puhul, mis meile elukeskkonna säilitaksid, et täna me oleme tegelikult täiesti vastupidisel kursil olnud.
No väga õige, aga ma mõtlesingi, et ehk Hendrik oskab täiendada, et miks me siis põletame nii suure osa meie puidumassist ära? Ma tahakski täiendada siin paari eelmist remarki, mis oli tooraine ekspordi ja selle põletamise ja kõige kohta, et see 60% väide, seda saab nüüd natukene lahti seletamist, muidu võib sellest asjast valesti aru saada, et kui me vaatame, kui palju aastas meie metsadest tuleb raiega puitmaterjali, siis sellest 40% on nii-ütelda saepalgi kvaliteet, mis läheb saagimisesse, seejärel hööveldamisesse ja jõuab lõpuks enamasti siis kas puitmajadesse, mööblisse, sellisesse pikaajalisesse tootesse. Küll aga jah, nüüd sellest 40% nende tootmisprotsesside käigus hakkab tekkima jääke, millest teatud osa liigub uuesti siis põletusesse. Lihtsalt paraku ümargusest puust kandilist materjali teisiti kätte ei saa, kui tuleb seda saagida ja seal jääb jääke. Väga suur osa nendest jääkidest kasutavad tegelikult täna puidutööstused ise ära. Ehk siis moodsamad puidutööstused on sisuliselt võimelised toimima sõltumatute üksustena, kes toodavad ise enda vajaliku sooja ja elektri sellest samast puukoorest, mis tekib sealt palgi ümbert. Saagimisel tekkiva kvaliteetsema saepuru nad müüvad tselluloositööstustele, kes teevad sellest kas siis pakkematerjale või siis väga kiiresti aina enam juba siis neid innovaatilisi komposiitmaterjale, kemikaale. Ja siis jah, nagu ma mainisin, et need nii-öelda saetud prussid, need jõuavad läbi viisi või teise lõpuks ehitusesse ja puittõuste ehitamine, kui me räägime sellest süsinikuringest, on äärmiselt oluline, sellepärast et esiteks see on üks väga hea viis, kuidas see puu sees olev süsinik väga pikaks ajaks tootesse lukku panna, aga teine isegi veel olulisem efekt on see, et me peame juurde tooma asendusefekti mõiste. Ehk siis, et kui meil on nüüd valik, kas ehitada üks maja puust või betoonist, siis kui me valime, et me teeme ta puust, siis esiteks me seome selle puu sisse väga suure hulga süsinikku, aga teiselt poolt me jätame ka väga suure hulga energiat tarbimata, lihtsalt kuna puidu töötlemine on niivõrd palju lihtsam ja see asendusefekt, kui me 1 kuupmetri kohta seome puidu sisse 1 tonni süsinikku, siis asendusefekt selle kuupmetri kasutamisel võib olla 1–15 tonni. Ehk siis tegelikult see asendades betooni me võime saada 16-kordse positiivse süsiniku efekti. Ja tegelikult sellest on päris mitmel pool aru saadud ja on väga põnev näha, kuidas väga paljud riigid on tegelikult võtnud oma avalike ehitiste ehitamisel ette eelistadagi ja arendada just seda puidu kasutust kõrghoonetes, avalikes hoonetes ja nii edasi. Ja hästi kiiresti veel käiksin siis üle, et kui 40% oli meil palk metsast, siis umbes 25% on meil sealt paberipuu, mis kahjuks rändab Eestist välja, Soome, Rootsi tselluloositööstustesse. Võiksime seda väärindada kindlasti koha peal. Mart selles suunas natukene asju liigutab, on siin varem proovitud, kas me selleni jõuame, saame näha. Ja 35% on meil küttepuu sortiment, mis on äärmiselt kõrge, kui võrdluseks tuua, siis 11% on see soomlastel. Ja see on seotud ühtepidi sellega, et meie metsad on mitmekesisemad, aga teistpidi ka sellega, et nad ei ole hooldatud, majandatud samavõrd siis järjepidevalt, kui seda on tehtud Skandinaavias. Me lihtsalt satume olukorda, kus tihti sa lähed, võtad ilusa kuuse metsas maha, saad aru, et kui sa olete ära langetanud, et on seest mädanikuga, kahjuks selline enam ei sobi ei saeveskisse ega tselluloositööstusesse, lihtsalt suur ilus puu läheb kütteks. Oleks me talle 5 aastat varem läinud järele, oleks tast saanud ilmselt hea ehitusmaterjali. See on ju iseenesest väga hea, kui 40% metsamaterjalist seotakse pikaks ajaks ja see hoiab ju tegelikult päris suure osa süsinikku kinni. Tarmo, sa tahtsid selles osas midagi täiendada? Ja ei, said Henrikust valesti aru, et mitte 40-sse ei seota, vaid umbes 20-sse, et ülejäänud läheb sealt lihtsalt jääkideks ja põletatakse lihtsalt teisel ringil ära. Ja seda puud, millest ei saa midagi mõistlikku teha, ega seda ei pea tingimata sealt maha raiuma, et ta võib rahulikult metsas edasi olla, et sellega ei ole probleemi. Ma tahtsin siia juurde öelda, et see asendusefekt on selline ka asi, millega saab väga hästi põhjendada nii-öelda erinevates laudade taga ja juturingides asju. Aga tegelikkuses asendusefekt toimiks siis, kui me konkreetselt puidu või muu lood biomajanduse toote võrra jääb kohe siin kõrval fossiilsest kütusest asi tootmata, aga paraku seda ei ole, et ka fossiilkütuste tarbimine ju üha suureneb, nii et tegelikult on meie need mõlemad ringid, nii
bio kui fossiilmajandused praegu suunatud ikkagi tarbimise kasvule, et selles mõttes asendusefektist võime rääkida, aga ta sisuliselt lihtsalt ei toimi muidu. Et tahtsin lihtsalt öelda, sellega ma olen hästi nõus, et tarbimise piiramine ja vähendamine on üks oluline meede, et täna kahjuks me oleme tõesti olukorras, kus lihtsalt rahvastiku arvu kasvu, heaolu kasvuga see tarbimine endiselt suureneb, et jah, see on paratamatus. Mart tahtis täiendada, jah? Ja ma tahtsin selle fossiili asenduse küsimuses ka, et tegelikult ega peale kütuste materjalide jaoks ja plastiku jaoks kasutatav fossiil ei olegi väga suur osa, ütleme, kütused on ikkagi põhiline. Aga mis on positiivne just Eesti kontekstis on see, et tegelikult meil on tõepoolest, kuna meil on väga tugev puidutööstus, siis ka puidujäätmeid on väga palju. Aga nende jäätmete väärindamise osas on astutud väga innovaatilisi samme just viimastel aastatel. Näiteks Graanul Invest on ehitamas täiesti uudsel tehnoloogial Imaverre puidurafineerimistehast, mis siis just nendest väheväärtuslikust puiduliikidest ja ka saepurust hakkab tootma ligniini, puidusuhkruid väga väikese, ütleme, sellise ökoloogilise jalajäljega, ühe kõige uuema tehnoloogia. Kui me siin Est-Fori aegadel rääkisime, et Kraft on, ma ei tea, 150 aastat vana, siis ma ütleksin, et siin Imaverre tuleb võib-olla maailma üks kõige innovatiivsemaid ja puhtamaid tehnoloogiaid. Ja siis nendest nii-öelda puhtast ligniinist ehk hüdrolüüsi ligniinist ja puidusuhkrutest saab siis bioloogilisel teel konverteerida süsinikku erinevateks materjalideks, mis võib väga pikka aega lukus olla. Ja siin on just Eestil innovaatilises mõttes väga suur šanss, sest vähemalt nüüd on selle ettevõtte nimi Graanul Biotech, et Graanul Biotechi siis ambitsioon on siis tänu mitte et suurendada raiemahtu, vaid et just kasutada seda nii-öelda väheväärtuslikku puitu üheks regionaalseks suurimaks puidusuhkrute tootjaks ja see tähendab siis seda, et meil on, ütleme, bioloogilise konversiooni fermenteerimise substraati siin koha peal olemas. Et põhimõtteliselt sellest peaks tekkima selline tõmbekeskus maailma keemiatööstusele, mis hakkaksid puidusuhkruid kasutama siis kas, ütleme, rakuvabrikute fermenteerimisel või mis on tänapäeval just väga arenev teema on rakuvabalt, ütleme, immobiliseeritud ensüümidega toodete tekitamine. Ja oluline on see, et see erineb väga palju naftakeemial põhinevast tööstusprotsessist. Et siin tuleb, puidukeemiast tuleb eristada kaks asja. Et üks asi on see, et me võime algühendi saada näiteks suhkru, ütleme, keemilise või termokeemilise lõhustamise käigus ja siis sealt edasi minna kõik sünteesi etapid, nii nagu me oleme teinud juba aastakümneid, mis on kõrgetel rõhkudel, kõrgetel energiatel, orgaanilisi solvente kasutav ja keskkonnale väga kurnav. Aga mida nüüd, ütleme, siin Graanul Biotech siin Imaveres plaanib, on just see, et me loome sellest suhkrust või ligniinist bioloogilise protsessiga, sest te teate, rakus on väga palju katalüsaatoreid, mis võivad kõik need sünteesietapid, mis traditsioonilisel keemiatööstus on iga üks eri reaktoris. Iga reaktor vajab ja tekitab keskkonnale kahju, energiat ja nii edasi. Ta suudab selle teha ühes rakus samamoodi, nagu pruulitakse õlut. Ja selles suhtes, nagu me tihti räägime, et ütleme, et mida me saame Skandinaaviaga, näiteks Skandinaavia on puidukeemiasse pannud viimased 20 aastat näiteks miljardeid, et kus on meie eelis, et me ei saa, et siin on meie eelis. Sellepärast, et sellised asjad on võimalikuks maailmas saanud ainult viimastel aastatel tänu sünteetilisele bioloogiale. Ja Skandinaavia investeeringud seda ei arvestanud 10, 15, 20 aastat tagasi. Nii et praegu on meil võimalus hüpata rongile, kui me investeerime sünteetilisse bioloogiasse, bioloogilistesse katalüsaatoritesse, rakuvabrikutesse ja nii edasi. Et ma ei ütleks, et Eestis on see olukord halb. Me oleme tegelikult hüppamas Skandinaaviast üle ja minemas täiesti uuele innovaatilisele teele. Jah, et kui puidutööstus on need täna praegu head suured võimalused, kuidas Aavo toiduainetööstuse vaatevinklist on? Ja nüüd me olemegi sellistest üldistest filosoofilistest teemadest nagu kergelt üle hüpanud, läinud sellistele juba sisulistele asjadele ja innovaatikale,
et ma siin Mardile lisaks veel juurde, et sama lugu on tegelikult Toidu- ja Fermentatsiooni Tehnoloogia Arenduskeskusega, kus on maailma tipptasemel tegevused, seda illustreerivad need suured korporatsioonid, kellega me koostööd teeme, kellele me tooteid teeme, et need on DuPont, maailma suurim keemiakontsern, Lallemand Incorporation, et neid on veelgi, et kui meil see asi tasemel ei oleks ja me sellist innovatsiooni ei teeks, siis nad meiega ei arvestaks, aga me oleme tõesti sellisel tasemel ja seda teadmist ja oskust kasutavad juba ära ka Eesti toidutööstused ja need samad suunad, mida ma siin eelnevalt ka rääkisin, et toorme ümbertöötlemine, toorme efektiivne töötlemine, liha vähendamine, kasvuhoonegaaside vähendamine, see on kõik selle asja alus, et nendest tuleb lähtuda, need on suunad ja me oleme nende suundadega kaasas käinud ja kogu see fermentatsiooniprotsess on täpselt nii, nagu Mart tegelikult rääkis, et sünteetiline bioloogia, süsteemi bioloogia, need on meie põhilised oskused, need on meie suur väärtus, mida me oskame, kus me oleme maailma absoluutses tipus, nii toidu poole pealt me fermentatsioonikeskuses kui ka Mart puidu töötlemise koha pealt. Ja see on see, mida me peame kasutama ja edendama, et meil ei ole vaja absoluutselt kõigega tegeleda. Meil ei ole vaja sellises mahus nisu kasvatada, näha suurt vaeva, aga samas inimesed maal on suhteliselt vaesed. Meil on vaja teha asju, mis on keskkonnale head, mis on inimestele head ja inimesed, kes ka maal elavad, oleksid ka rikkad, mitte ei oleks sellised õnnetud. Et ma lihtsalt korraks siin ütlen oma arvamuse selle nisu tootmise mõttes, et see ei ole üldse nagu paha business. Küsimus on selles, et igat asja tuleb vaadata nagu arenguetapis, eks ju. Kui siiamaani on olnud selline nõudlus, siis nüüd, kui on teadmised muutunud, on tekkinud sünteetilise bioloogia ja arengu teemad, eks ju, toidutööstuse poole peale toimub ka väga suur murrang, eks ju, et tulevadki rakupõhised sellised uued tooted, eks ju, mida on võimalik toiduna kasutada. Et see kõik on nagu uus areng, eks ju. Et kui me vaatame niimoodi arengus, et siis ka täna, kui me näiteks puidu juurde tagasi korraks tuleme, et kui me puitu viisime välja ja tegime sellest nii-öelda graanulit, eks ju, siis meie suur motivatsioon oli selles, et tegelikult kuskil olemas nõudlus, kas Hollandis või Saksamaal, kes tegelikult maksis selle eest ka toetust ja meil oli motivatsioon sinna viia, eks ju. Nüüd, kui see poliitika muutub näiteks ja tegelikult hakatakse mingite teistel alustel neid printsiipe paika panema, ja me hakkame rohkem väärtustama seda keskkonda, tulevad uued tooted, siis tõenäoliselt ka muutub kogu see ettevõtluse struktuur mingil määral. Ja ka muutuvad ärimudelid, et selles mõttes, et üks asi on see, et me loome tegelikult selle bioloogilise sünteetilise siukse materjali, eks ju, aga teine asi on vaja, et me peame sellega jõudma ikkagi tarbijani, et me ei saa lihtsalt ju toota asju, kui meil ei ole nõudlust, nii et selles mõttes ma vaatan igat asja pigem nagu selles etapis, et kui on olemas, ma töötan väga palju põllumajandustootjatega koos ja seal on nisukasvatajad, kes täna toodavad hektari saagiga 11-12 tonni hektarilt, eks ju. See on väga kõrge saagikus, oleneb millega võrreldes, aga see tähendab seda, et ja seal ei kasutada nii palju mitte neid sünteetilisi keemilisi aineid selleks, et taimekaitset teha ja nii edasi, vaid tegelikult tehakse tarka põllumajandust ja nad tegelikult teenivad ka arvestataval hulgal 700-800 eurot hektari kohta teenivad tegelikult tulu, et ma ei saaks öelda, et see nüüd väga väike on, aga kindlasti on võimalik siin veel saada juurde seda tulu, kui ongi uus etapp ja meil on uus arengu selline võimalus olemas, et me saame seda nisu hakata väärindama. Täna need samad ka ühistud, põllumajandusühistud ootavad seda, et kuidas me saaksime mingi uue lahendi, mis annaks neile rohkem tulu. Ehk selles mõttes, et ettevõtjad põllumaas on väga innovaatilised ja otsivad need võimalusi, eks ju. Et see, et me mingil hetkel tootsime nisu lihtsalt suurte pindadel ja oleme sunnitud seda müüma väljapoole, see on lihtsalt mingi etapp, eks ju. Aga kui meil tulevad uued lahendused, siis tõenäoliselt on ka teised võimalused. Ma korra täiendan veel, me rääkisime siin võrdlusest ja võrdlusriikidest, siis kui meie Eesti toidu ja põllumajandussaaduste käive on umbes miljard või mitte käive, vaid eksport on miljard, siis võrdluseks Hollandil, kelle
maa on natukene väiksem kui Eestil, isegi Eestil circa 45 000 ruutkilomeetrit, Hollandil vist 38 000 ruutkilomeetrit, siis Hollandil on see 100 miljardit. Et siin on 100-kordne vahe, et see paneb kukalt kratsima ja mõtlema, et miks meie ei või olla sellisel tasemel, miks me võrdleme ennast riikidega, et me saaksime enda naba sügada ja öelda, et me oleme ilusad, toredad, võrdleks pigem nendega, et me saaksime siis nendega rinda pista pigem. Et kui tohib, et lihtsalt tahan teile vastata, et tegelikult peame vaatama jällegi sinna, et kui vaadata Hollandit, eks ju, et põllumajandusstruktuur on hoopis teine. Eks? Et kui meil on suhteliselt palju põllumajandusmaad ja me toodame seal teravilja ja meil on lüpsilehmi ja me tõesti päevas toodame 2000 tonni päeva piima, siis tegelikult seal on hästi palju aiandust, eks ju. Sinna on hästi palju panustatud füüsiliselt raha sellesse, et teadusarendust, tehnoloogiaid välja töötada ja seda tarka nii-öelda tehnoloogiat müüa teistesse riikidesse. Sealt kaudu on tegelikult tekkinud ka sektorile uus selline võimekus. Nii et me jõuame tegelikult ühe otsaga tagasi sinna, kuidas siis teadust ja arendustegevust väärtustatakse riigi tasandil ja kui palju seda finantseeritakse. Ehk siis, kui me nendesse asjadesse rohkem panustame riigi raha, siis tõenäoliselt tulevad ka targad lahendused ja me saamegi pakkuda ka alternatiivseid asju nendele, mis meil täna on. Ja aitäh, Rando, see on väga õige tähelepanek, et tõepoolest seal on panustatud väga palju ja kui me vaatame Hollandi ekspordi struktuuri, siis circa 10% sellest 100 miljardist ongi kõiksugu põllumajandustehnoloogiad, mida nad ekspordivad. Et tegelikult meie suund ja tendents võiks samasugune olla, et eksportida tehnoloogiaid ja lahendusi. Nojah, et see... Et kui meil on olemas juba praegu sellised head tehnoloogilised lahendused ja platvormid uudsete lahenduste leidmiseks, et aga mis seal Aabosel toiduainete tööstuse osas võiksid olla sellised uued, et ühelt poolt, eks ole, see Hollandi näite puhul, et see on juba nii-öelda nagu käidud tee neil, et seda tõenäoliselt see innovatsioon ei ole nagu tänane seal, see on võib-olla nagu varasem, et aga mis meil oleks nagu täna, mida me saaksime võib-olla teha veelgi paremini kui Holland, et kas me saaksime näiteks kasutada mingid taimseid valke loomsete valkude asemel, et täpselt niimoodi ongi, et taimse toorme kasutamine rohkem inimtoiduks ja taimsete valkude kasutusele võtmine, see on see põhiline suund ja see võikski olla Eesti selline tendents, sest meie kliimavöönd, meie muld võimaldab kasvatada neid kultuure, kus neid on edukalt võimalik ekstraheerida ja nendest töödelda ja teha erinevaid tooteid, mis on maailmaturul väga nõutud. Kas meil juba mõni on juba olemas? Saame minna poodi, osta juba mõnda toodet või kas arendused käivad? Ja erinevaid taimseid tooteid meil on ju kauplustes olemas ja üha enam toidutööstused mõtlevad selles suunas ja mitte ainult ei mõtle, vaid ma ei taha välja öelda, aga ma tean, et sügisel nii mõnigi lanseerib uued tooted, kus on ka meie käsi mängus olnud. See on muidugi väga, väga hea, et meil nagu liigub selles suunas ja siis me jõuame ka Hollandile järgi, eks ole? Tegelikult on niimoodi, et me ei taha järgi jõuda, me tahame ette jõuda. Arusaadav. Aga nüüd, kui me võtame nüüd niipidi, et see niisu kasvatamisest oli siin ka palju juttu, nisu kasvatamine võib-olla on müstifitseeritud siin, et ma võib-olla liiga intensiivselt seda rõhutasin, aga ma tõin näite lihtsalt, et kohati tegeletakse pikka aega ebaefektiivsete asjadega, et see endale võib-olla ei tundugi nii ebaefektiivne, kuna inimesed ise on harjunud ja selle asja sees, aga kui süveneda numbritesse ja vaadata, mis tegelikult toimub ja tõesti võttes arvesse ka need nüüd juba võib-olla toetused, võttes arvesse CO2 emissiooni, süsiniku sidumise, siis paneb küll kukalt kratsima, et miks sellise asjaga tegeletakse. Seda küll, aga ma tahtsin jõuda sinna, et kui kasvatatakse, on see nüüd nisu, kaer või mingi muu, siis intensiivse põllumajanduse kontekstis on ikkagi peamiselt monokultuuri viljelemine. Et mõtlesingi, et võib-olla ongi paras hetk avada seda suunda ka, et kuidas selles mõttes monokultuuri viljelemine nagu pikas perspektiivis keskkonnale ei ole just kõige sõbralikum. Et ühelt poolt ta kurnab selle maa ära, teistpidi on ka nagu mesilindudel oma probleemid, et võib-olla Tarmo äkki oskab seda, äkki sa saaksid avada seda osa,
ja mis me siin nagu teha saaksime, et kus me siin niisuguse kompromissi kesktee suudaksime leida? jah, siin on probleem ju selles, et meil on küll üksikuid häid näiteid ja justkui tehnoloogiaid, aga kui tervikuna ikkagi Euroopa põllumajanduspoliitika on niivõrd suunatud ja soosib just sellist intensiivset majandamist ja monokultuurset majandamist, siis on nagu väga raske, et tegelikult tuleks ikkagi selles teha kiire pööre ja uuel rahastamisperioodil. Et see on ikkagi, põllumajandus on niivõrd toetustega seonduvid, see, mida siis põllumees tegelikult seal põllu peal teha saab, on hästi palju ette kirjutatudki nende samade toetuste poolt, nii et ühelt poolt justkui hoovad on hästi lihtsad, millega see pöörata peaaegu 180 kraadi teise suunda, aga teiselt poolt muidugi keeruline on see puht poliitiliselt see läbi viia. Et kindlasti lihatarbimist tuleb vähendada, see on selge, aga me ei saa seda ka nulli viia ja Eesti kontekstis on selge, et siin tarbime vähem ja tarbime kvaliteetsemat liha ja tarbime siis pärandkooslustelt, poollooduslikel koosluste hooldamise käigus tekivad liha ehk siis nendelt loomadelt, nii et ja selliseid suunamisi saaks ja peaks kindlasti tegema nii EL-i kui ka muidugi Eesti tasandil, et ja ka hea näide sisse tuua, et me ei räägiks siin kogu aeg ainult sellest, mis on halvasti, siis näiteks sellel aastal jõudis Eesti keelde ja Eesti tarbijani selline asi nagu kalafoor, mis siis on WWF-i poolt algselt ja siis Eesti kalateadlastega koostöös üle vaadatud, et kõigi kalaliikide kohta siis antud sellised märgid, et kas ta on jätkusuutlik, kestlik, kuidas teda on püütud. Ja just hea näide selles mõttes, et me ei pea alati ja me ei saagi tegelikult jääda alati ootama, et nüüd teavitame muidku tarbijad, teeme märke, et seda meil sageli tootjad ütlevad ja tõstavad käed püstituldega, meie ei saa midagi teha, et kui inimesed poes niimoodi otsustavad, et kalafoori osas olid samast Eestist väga hea näide on ka siin lähiriikidest, et ka suurte kaubanduskettidele pakkusime selle võimaluse välja ja näiteks Rimi võttis sellest kohe kinni ja viis lihtsalt oma kalasortimendi kõigis poodides sellega vastavusse, et neil enam mitte kestlikult püütud kalatooteid ei ole ja inimene ei pea iga toote juures peatuma, vaatama äppi või otsima neid märke sealt pealt ja tegelikult saab ja peab ka niimoodi kindlasti asjale lähenema. Aga tulles tagasi selle monokultuuri viljeluse peale, et tundub, et majanduslikult on kõige mõttekam, eks ole, või kõige lihtsam, efektiivsem viljeleda monokultuuri või kuidas? Ma saan nüüd rääkida kui agronoom, et minu esimene haridus on agronoomi ja selles mõttes ma tean väga täpselt, et ükski põllumees ei viljele monokultuuri, on olemas viljavaheldus ja on olemas väga selged viljaväljad, et millele järgneb, et muidu see lihtsalt ei ole võimalik. Aga ma tahtsin siia tegelikult tuua ühe teema juurde, et tihtipeale on need samad põllumajandustootjad minu küsinud, et aga võiks ju olla niimoodi, et Euroopa Liit maksab meile siis kinni selle ökosüsteemi teenuse hinna, eks ju. Et ma ei viljaligi mitte midagi, lase siis olla need putukad ja kõik see kenasti ökosüsteem seal püsib, eks ju. Ja ma tahan lihtsalt saada sellest mingit raha, eks ju. Ja siis, kui diskussioon sinna läheb, siis tegelikult diskussiooni see jutt lõpeb ära, et tegelikult, et mis on võib-olla oluline printsiip, et meil on ikkagi hulk inimesi, kes tahavad süüa. Ja tähendab, et nende inimeste toitmiseks maailmas on vaja tegelikult toitu toota. Ehk siis ka biomajanduse mõistet peab olema printsiip, et see toit esmalt, eks ju. Et me ei tohi seda ära unustada. Kas see tuleb nüüd, täna me võime öelda ka seda, et täna füüsiliselt ka puidust on võimalik toitu toota, eks ju. Ongi, sa lihtsalt teed need protsessid läbi ja sa võid saada ka toiduaineid tegelikult, eks. Et kõik on võimalus
ja seda, et noh, et me päris nagu loomset valku hakkame asendama taimega, et ma usun, et minu silmad seda ei näe päris. Et ma arvan, et ikkagi on ka vaja loomset valku füüsiliselt inimorganismi jaoks, aga see on õige, et tegelikult me peame ka tarbimise poolt vaatama ümber, et ka seda mingit tarbimist siiski tuleb vähendada. Ja need uued asjad tulevad läbi selle, kui meil on uut teadmist, nii et pigem jah, see nagu see monokultuuri teema, ma arvan, et täna teadlikul targal põllumehel ei ole see teema. Aga võib-olla siis ongi, et ega nagu meil praegu võib-olla Eestis ongi, et on osad ju maad, kus kohas ongi rahulikult kasvabki see hein, nii nagu ta looduslikult kasvama peab, ja siis teises kohas on need põllumassiivid, et äkki meil ongi tegelikult kõik juba praegu väga hästi, et kas me peaksime nurisema olukorra üle? Ja kindlasti me peaksime ikkagi mahepõllumajanduse poole liikuma ja need elurikkusest rääkides siin värsked ka ÜRO siis IPS-i aruanded ju räägivad meile väga selget keelt, et siin Lääne-Euroopas Saksamaal on jõutud sinnani, kus 10 aastaga on putukate arvud 70% vähenenud. Et me näeme ikkagi põllu sellist monomaastikku, kus ei ole nagu mingisugust rohelust, veesilmasid, mitmekesisust, et see jah, ühesõnaga, et raske on öelda, et mitte nuriseda, et pigem nagu vastupidi, et selle elurikkuse kriis, millest me räägime, Eestis on kliimakriis on justkui nüüd jõudnud ka eestlasteni ja meie avalikku debatti ja inimesed on hakanud sellest aru saama, et siis tegelikult elurikkuse kriis, seda võib seda öelda eraldi, võib öelda, et sama keskkonnakriisi mingi teine või kolmas tahk, et see on täpselt sama suur ja vähemalt sama suure probleemi ees oleme, et siin on kindlasti aeg nagu silmad avada, et siin ei ole teist võimalust. Mul tuli selle mahepõllumajandusega meelde ühe Itaalia tuttava ütlemine kunagi, et tead, et see mahepõllundus on selline äärmiselt tülikas tegevus, sellepärast et öösel väetada ja mürgitada on väga keeruline. Jah, Mart. Ja ma natuke läks sellest väärindamise teemast nagu edasi, aga ma lihtsalt tuleks tagasi selle Hollandi näite juurde, et tõepoolest, et kui seal on, ma ei tea, 100 korda rohkem, et siis on see tegemist on optimeerimisega ja enamus on kõik tehtud, sest ütleme, Euroopa Liit GMO-de peale läinud ei ole ja meil nagu siit on minna tegelikult innovatsioonis võib-olla ainult tõesti hollandlaste järel, et nad on nagu jõudnud viimase selle optimeerimise piirile oma väiksel maal ja see on väga tore ja seda tuleb siis kopeerida, aga kas meie nagu innovatsioon, mis oleks nagu originaalne innovatsioon, peaks sellel baseeruma, ma ei tea, et võib-olla tuleb osta sealt lihtsalt tehnoloogia litsentsid, nii nagu väga paljud tegelikult teevad. Aga me rääkisime, meie nagu teema oli see, et mis on nagu Eesti selle ressursside väärindamine, et siin on täpselt sama asi nagu, et mis siin tuli, et dotatsioonid ja et kogu see asi tegelikult ja kogu see rohediil ja kõik need, mis eesti keeles on biorefinery projektid uue horisondi jaoks, et nad kõik ju see pole saladus, et suurim osa neist töötab kahjumiga ja nad ei ole nagu äriplaanid ei tööta, et need on kõik väga, sinna tuleb maksta raha sisse, et me võiksime kogu selle Eesti puidu nagu ressursi etanooliks ajada, aga see ei ole kasumlik tegevus, me investeeriksime mitusada miljonit nendesse tehastesse ja see ei ole ka 15 aasta jooksul kasumlik, et tegelikult kogu selle Euroopa rohediili häda ongi see, et see on suures osas selline nagu ütleme plakat väljaspoole, et see on meie
või kuidas öeldakse, rohepesu, et me peame näitama, et me oleme rohelised, igal ettevõttel on oma rohepesu osakond, kes siis näitab ka naftaettevõtetel, kes siis näitab, et nad teevad midagi rohelist ja suures osas on, et kui me vaatame üle 40 lignotselluloosse biorefinery Euroopas, siis ega nende tooted, need on sellised just seal mõne süsinikuga madalad, ütleme, kilo, $1, millega ühegi Excel tabeliga sa ei saa teha see ehituse kulusid tasa. Et see on nagu absurdne olukord ja me peame tegelikult väga ausalt sellesse vaatama, et see rohepesu on tegelikult olemas. Ja me peame, ja selle vastu on rohi on olemas ja see rohi ongi tegelikult, ütleme, teadusesse investeerimine, millest võiks nagu rääkida. Et kui ma enne ütlesin, et skandinaavlased on pannud küll miljardeid, aga nad ei ole pannud sünteetilisse bioloogiasse, sest seda polnud olemas, kuigi nad on pannud fermentatsiooni, sest fermentatsiooni on tehtud ju tuhandeid aastaid. Aga sünteetilises bioloogias on nüüd nagu kaks asja. Üks asi on see, et DNA süntees on läinud tuhandeid kordi odavamaks. Me saame modifitseerida genoome 100 000 kordi kiiremini, kui me seda saime 10 aastat tagasi. Ja teine läbimurre on siis CRISPR ehk siis modifitseerimine. Mitte sünteetiline DNA, aga ütleme genoomide modifitseerimine. Aga tegelikult see on ka kõik. Ja see tähendab seda, et meil on küll tohutu areng toimunud, aga meil on kõik võimalused ja tööriistad olemas ja meil on 60ndate lõpust Eestis molekulaarbioloogia, ütleme, esimesed laborid, mis on tegelikult ainulaadne ka läänemaailmas. Ja meil on põlvkondade kaupa koolitatud molekulaarbioloogia spetsialiste, et praegu on see võimalus minna ja luua see, ütleme, uute funktsioonidega mikroorganismid, mis võiksid süsiniku söötmest toota jätkusuutlikult mida iganes. No nii see paraku on ja tegelikult kui me laboriski vaatame, siis me jälgime reaktoris viimast kui ühte molekuli, sealhulgas süsiniku molekuli, aga looduses paraku seda arvepidamist nii täpselt ei tehta. Et tegelikult oleks vaja ka kogu ökosüsteem niimoodi ära kaardistada ja kõik viimane kui üks süsiniku molekul, nii kiire kui ka aeglane oleks vaja üles loetleda. See tekitab ka täna palju segadust ja see tekitab ka võimalusi tekki enda poole kiskuda ühel või teisel huvigrupil. Tahtsin siia Mardile juurde öelda seda, et innovatsioon tõenäoliselt ongi kallis ja väga vähe on täna neid ettevõtteid Eestis, kes tahaksid sellesse investeerida. Neid on kindlasti, aga neid on vähe. Ja see, et teine pool on tegelikult, et kui me räägime biomajanduse arengust, et ettevõttes peab olema ka ju tegelikult need inimesed, kes tahavad hakata siis neid uusi innovaatsilisi ideid rakendama, eks ju. Ehk siis peab olema ka vastuvõtlikkus, mis tähendab seda, et ka nendes ettevõtetesse, tarkadesse ettevõtetesse peaks olema rohkem doktorikraadiga või siis teadlikke inimesi võetud vastu sinna ettevõtetesse, kes suudavad koos ülikoolidega, teadus-arendusasutustega koostööd teha. Sest kui seda ei ole, siis tegelikult see innovatsioon jääbki sinna seisma kuskile, et tegelikult meil on olemas head ideed, aga neid ei rakendata lõplikult välja või pole koostööpartnerid või pole koostööd. Nii et selles mõttes, et see on ka kindlasti üks pool, kui me räägime sellest innovatsioonist ja biomajanduse järgmisest astmest, eks. Mis tuli veel meelde, et kindlasti üks selline teema, mida me ei rääkinud, on ju see, et meil on ju plastjäätmed, eks ju, et see on suur teema globaalselt ja see, kuidas me sellele väljakutsele nüüd biomajandusega vastame, otse loonud ringmajanduse põhimõtteid kasutades, et see on tõenäoliselt jällegi selline suur ambitsioon ja võt see on ka võib-olla see koht, et kuidas me siis tänast sellist biomassi saaksime paremini ära väärindada selle ambitsiooni täitmiseks. Et ma lisaksin ise siia juurde, et see sama ressursside väärindamise programm, mille juht ma olen ja mis on siis Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ellu kutsutud ja Eesti Teadusagentuur viib läbi, et selle eesmärk ongi just see, et neid tehnoloogiaid arendada ja seda inimkapitali arendada ja arendusvõimekust tõsta, et see koostöö ülikoolide ja ettevõtluse vahel läheks paremaks.
mina tahaks öelda selle Mardi jutu jätkuks, et see, et kas mingi roheline arendatav tehnoloogia või veel poole peal olev tehnoloogia on kasumlik või mitte, et selles osas ikkagi ette on väga raske nagu julgeid otsuseid teha, et kasum ikkagi paljuski tuleneb käibest, eks ole, ja tuleneb sellest, millises õigusruumis ja toetusruumis me nagu tegutseme, nii et me seda tegelikult ju ette ei tea, et üks innovatsiooni rolle võiks ka olla ja midagi Euroopas siin seal tehakse, et luuaksegi sellised ruumid, mis on sellest tururegulatsioonidest alguses kaitstud ja käive saab sinna taha tulla siis, kui riigid teevad ka selgeid otsuseid või lihtsalt see tehnoloogia ületab mingi järgmise etapi või keelustatakse raiskavad ja fossiilsed tehnoloogiad ja sellega tekibki see kasumlikkus sageli, nii et me ei tegutse nagu vaakumis ja kindlasti ei tohi nagu unustada, et meil on väga tugevad ikkagi vastasjõud sellisele innovatsioonile, roheliste tehnoloogiate väljaarendamisele, kasutusele võtmisele, sest ilmselgelt olemasolevad majandusjõud seda ju ei soosi ja et neid näiteid ilmselt siin kõikidele tuua ei jõua, aga. No tõenäoliselt nii on ja, et ega. Tahaks lihtsalt täiendada, et kasum ei pruugi alati või käibest ei pruugi alati kasum järgi jääda. Et see eelkõige sõltub ikkagi õigest hinnastamisest ja sellele eelneb täpne analüüs ja arvestus, et need peavad ka eelkõige paigas olema. Mart, jah. Nojah, aga loogika on ikkagi see, et kui me teeme midagi lihtsat, siis ta on odav aga mida rohkem on süsinikuaatomeid selles struktuuris, seda keerulisem ta on, näiteks toodame valke, toodame keerulisi ravimimolekule, mille ütleme kilohind on juba $1000. Selle asemel, et teha täpselt sama protsessiga etanooli, mille liitri hind on 70 senti, see on siis väga suur vahe. Ja selles ongi asi, et tihti mõeldakse, et biomajandus, ringmajandus, et teeme neid asju, mida me teame. Et meil on vaja väga spetsiifilist molekulaarbioloogiat, et luua tegelikult rakke ja mitte ainult, et ta toodab midagi, vaid et üks rakk võib toota 10 erinevaid väga kalleid kemikaale ja ühe sama protsessi käigus ja neid saab siis eraldada nii, et selle asemel, et toota ühte etanooli või ühte molekuli, meil on 10 erinevat, me saame ekstraheerida, kromatografiliselt eraldada neid ja see kõik on tulevik, aga selle jaoks ei ole vaja mitte, doteerida neid lignotselluloosi biorefinereid, vaid selle jaoks on vaja anda kõige tavalisemale baasteadusele ja uudishimul baseeruvale teadusele raha. Ja see süsteem on Eestis nagu natuke halvasti üles ehitatud, et me arvame nüüd, et me anname ettevõtte tootearendusele raha, et tegelikult see asi on igal pool mujal käinud nii, et umbes pool on uudishimul baseeruv ja siis nende inimeste ümber, kes seda teevad, siis skaneerivad see riskikapitali agendid, kes siis vaatavad, et kui see uudishimu teadusest midagi tuleb, siis see läheb järgmisse etappi. Meil on see tegelikult natuke ikkagi ainult nüüd peale seda OKI raportit läinud see asi ühte poole kreeni. Eksperimentaalne uudishimu teadus on jäänud nii õhukeseks, et sealt on väga raske midagi saada, et see 60-ndatest saadik traditsioon on tegelikult suremas. Sellest ei räägi mitte keegi, et eksperimentaalteadus on Eestis peaaegu välja suretatud ja kogu aeg räägitakse, et tehke toodet, aga teadlased ei ole treenitud tegema toodet, teadlased on mõtlema hüpoteesi peale, mudeli peale, eksperimendi peale. Et me peame ka selle struktuuri täiesti ümber looma, sest muidu me ei saa neid kalleid kemikaale ja kasumlikke tehnoloogiaid siin kunagi arendatud. Me oleme siin nüüd rääkinud toidu ja puidu valdkonnas väärindamise ilust ja valust, et võib-olla võtaksin praegu, vaataks auditooriumi poole, et kas äkki on kellelgi küsimusi, mida me saaksime siin kohe arutada, kohe on mitu kätt püsti, et ma tulen mikrofoniga kohe siia poole ja võtame need küsimused ära. Ja, esiteks selline lihtsalt täiendus, et otsustada selle üle, kas asi on rohepesu või ei ole, et seal peaks hindama nii sisendeid, väljundeid kui mõjusid. Et siis saab hinnastama neid, tähendab, mitte lihtsalt hindama.
teiseks mul on küsimus, mis on saanud soomlaste nendest nii-öelda pakend Ma täpselt ei tea, millised, aga ma võin öelda, et nanotselluloosist on juttu, jah, tõesti oli siin mõni aasta tagasi väga palju, aga me peame teadma, et tegelikult nanotseluloosi on väga raske toota ja neid toodetakse ainult mõned, võib-olla 100 tonnid maailmas. Et see on ikkagi keeruline asi, seda võib toota ka bakteris tegelikult, nanotselluloos üldse avastati kui bakteriprodukt tegelikult. Aga mida keerulisem on eraldamine, seda kallim jälle on ja seda järjekordselt vähem. Me võime küll kirjutada mõne Euroopa projekti selle peale ja seal evalueerijad panevad silmad kinni, aga seda vähem see ärimudel tegelikult töötab. Et me peame ehitama väga keerulise tehase ekstraktsiooni aparatuuri ja siis arvutama, kui mitme aasta pärast me saame ja kui palju me suudame seda toota. Et eks ta ole selles mõttes, et kogu see innovatsiooni asi on läinud kreeni selles mõttes, et kõik tahavad kohe saada seda dollarit ja kasumit, aga tegelikult meil on vaja kõik eri etapid täita. Ja nüüd on niimoodi, et töösturid ütlevad, et teadlased on rumalad, teadlased ütlevad, et töösturid tahavad mult midagi lihtsat ja midagi väga kiiresti ja siin ei ole mitte mingisugust dialoogi, see võtab aastaid ja aastaid ja tegelikult see kuristik on sellepärast, et kuristikus puuduvad vaheastmed. Puudub see riskikapital, puuduvad teatavad spetsialistid, kes nopivad, ütleme ära. Väga hea näide on näiteks Weizmanni instituut Iisraelis, kus on see süsteem kõik üles pandud. Seal on täiesti baseeruv uudishimul teadus, aga seal on ka Weizmanni instituudi sõbrad, mis on suur tööstusassotsiatsioon ja nad kogu aeg vaatavad, et kust võtta patent. Aga teadlast ei segata, tööstur ei sega teadust oma igasuguste nõudmiste ja plaanidega ja hullude leiutise ideedega, vaid teadlane saab lihtsalt kogu aeg uurida. Aga meil puudub selline süsteem, meil on ühelt poolt tööstur, teiselt poolt teadlane ja Soomes on muide täpselt sama jama. Et sellepärast ma arvan, et sellest ei ole midagi tulnud. Jah, Hendrik tahab ka teeneda. Ja, et minule teadaolevalt siin mõned need Skandinaavia kontsernid on ikkagi need mõned pakenditooted valmis teinud, mis on lamineeritud siis selle nanocelluloosi kihiga, et anda neile vastupidavust toiduainetele, on nii kalapakendeid, kohvitopse kui muid. Nende erinevus siis ongi see, et kui traditsiooniline kohvitops, mis me täna kätte võtame, ta küll näeb papist välja, aga seal on see veekindlust andev kilekiht on naftapõhine, et siis uutel on see sellesama nanocelluloosi põhine. Ja minu arust, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis Eestis üks Saaremaa piimatööstus võttis üks piimapaki kasutusele, mis on sellesama sisemise kattega. Ma olen üritanud seda infot siin Eesti toiduainetootjate seas levitada, aga selge on, et see on täna kallima hinnaga pakend, et see on, sobib premium tootele või sobib teatud kohtadesse, et täna loodame, et aeg toob selle hinna alla ja tehnoloogiad efektiivistuvad. Veel küsimusi? Sinnapoole. Aitäh. Esimene on kommentaar lihtsalt. Töötan e-agronoomis sadade Eesti teraviljatootjatega ja meie kõige rikkamad kliendid on tegelikult need, kes on nutikad kliendid, kes jälgivadki viljavaheldust ja saavutavad siis paremaid tulemusi mitte just läbi kemikaalide, vaid kasutades loodust. Ja CO2 või süsiniku teemal tähendab, on teinud ka osad põllumehed meil arvutusi, et nad tegelikult seovad aastas süsiniku kuskil 1 tonn hektarile. Et ka põllumajandus saab olla jätkusuutlikult siis ka nii majanduslikult samal ajal olles keskkonna suhtes nagu jätkusuutlik. Aga teine on küsimus siis erinevatele osapooltele siin, et ühtepidi ma näen, et meil on väga tark professor siin, kes ütleb, et ka meil on 60-ndatest siin mikrobiolooge, molekulaarbiolooge haritud, kasvatatud. Aga teistpidi meil tegelikult mulle tundub, kas te saate seda kommenteerida ka, et mulle tundub, et Eestis puudub nagu tõsine rahastus mulla ja metsateadusele, mis on meie elu, mis on meie riigi nagu rikkus ja alus. Et riik ei rahasta tegelikult seda, mis on meie kõige alus.
et kas see on nagu tõsi, kuidas selle poolega läheb, kuidas kasvatada üldse inimesi, kes on siis eksperdid, kes saaksid neid uusi innovaatilisi tehnoloogiaid ettevõtetesse viia. Et see on ühele poole küsimus, et kuidas jõuda sinna, et meil on hulk inimesi, kes tegelikult oskab ka seda tehnoloogiat kasutada. Ja teiseks, mida siis tööstuse pool saaks omalt poolt teha, et seda kuristikku sammu ära neid astmeid teha sinna, sest fakt on ju, et tänasel päeval metsatööstus kasutab kõige lihtsamat meetodit, mis on palgi võtmine, selle müümine, sest see on kõige lihtsam, aga nagu seda väärindust on vähem, et mida saab metsatööstus ise teha, et jõuda suurema väärindamiseni? Ma võib-olla selle esimesele küsimusele vastan põgusalt ise ka, et selle riikliku rahastamise osas, et see ressursside väärindamise programm, mis on nüüd Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt initseeritud, see ongi fokusseeribki puhtalt konkreetselt siis nagu eestimaise ressursi peale, mis on siis toit, puit ja maapõuevarad. Ja konkreetselt ainult nende tehnoloogiate arendamise peale, mis siis potentsiaalselt aitaksid luua kõrgema lisandväärtusega tooteid siis tulevikus. Samuti, et see teadmine, see oskus ja inimkapital ka selles vallas kasvaks. Et liikumine on selles suunas positiivne. Aga Mart... Ma ka ainult kommenteeriks, et jah, et siin see on väga positiivne programm, aga kui küsiti, et mida tööstus saaks teha, siis olgem ausad, et siin on palju juttu olnud, et Eesti teadusrahastus on väikene, aga kui nüüd numbreid vaadata, siis erasektori panus on tegelikult väikene, et riik ei panegi nii vähe protsentuaalselt. Ja nüüd peavad nagu töösturid endale nagu otsa vaatama, et milles siis asi, et Eesti tööstus võiks... Eesti tööstus on nii vaene, et meil ei ole, ütleme, kui Lääne-Euroopas oleks mõni suur keemiatööstus, ta oleks annetanud ülikoolile mitme suure instituudi jagu raha, et ehitage, aga meil on tööstus vaene. Ja näiteks Tartu Ülikoolis me nüüd ühe Euroopa projekti, Horisondi projekti raames loome selle keskuse, sünteetilise bioloogia või jätkusuutlikkuse keskuse juurde tööstusassotsiatsiooni sel sügisel, et ma kuulutangi selle välja, et see ongi nii-öelda süntees erinevatest nagu Rootsi protsessum, siis see Weizmanni instituudi omad mõned Ühendkuningriikides, et siis Eesti tööstus võiks kokku tulla sellest assotsiatsiooni ja nii nagu kõigis teistes Lääne- ja ka Põhja-Ameerika ülikoolides on tavaks annetada akadeemiale. Et meil on detailplaneering Maarjamõisa campuses tehtud, seal on 13 krunti olemas, Eesti tööstus võiks kokku tulla ja sinna ehitada puidutöötluse, kõigi põllumajanduse, ütleme, uuringute keskused, et sest riigil seda raha kunagi olema ei saa, ma ei usu ealeski. Et siin on nüüd tööstusel võimalus akadeemiasse investeerida, nii nagu tööstus teeb igal pool mujal maailmas, tsiviliseeritud maailmas. Ja ma ütlen, ja teine asi on see, et jällegi, et mida teha, et tõesti 60-ndatest on olemas, aga see molekulaarbioloogia traditsioon, olgem ausad, on suremas, see on hävitatud madala finantseeritavusega. Pluss siia on vaja just neid samu mullateadlasi, metsateadlasi, et oleks esindatud kõik tasemed. Uudishimuteadus, rakendusteadus ja otsetootearendus. Et tegelikult meil on igat ühte natuke võib-olla ja mõni on välja suremas. Ja nüüd on pall suurtööstuse väravas. Palun tulge investeerige siia $200 miljonit, ehitage instituudid nii nagu ehitatud on kõikidesse maailma tippülikoolides keskusse tööstuse poolt. No Hendrik, mis sa arvad sellest, kuidas oleks puidu- ja metsatööstuse poole pealt investeerida Maarjamõisa campusesse? Jaa, kindlasti suur väljakutse sellist konsensust väga paljude ettevõtjate vahel luua. Teatavasti Eestis ikka kaevab teise naabri kraaviga kõrvuti, mitte kahasse. Aga võib-olla siin käis hästi palju teemast läbi, ma prooviks mõndadele nendest natuke ka vastata, et üks oli ettevõtete investeeringud, teadusarendus-investeeringute statistika, et tegelikult me oleme liidus sellega natukene tegelenud ja vaadanud ja meie vähemasti tööstusettevõtete seisukohta, et see on tugevalt alahinnatud. Ja miks see on tugevalt alahinnatud, on see, et Eesti maksusüsteem ei soosi sellisel viisil nagu välismaal innovatsioonitegevust ja selle tõttu ettevõtted lihtsalt
kirjutavad need tihti kuskile tavalistele kuluridadele. Statistikaameti aruannete üle saab hoopis nalja teha, millised need on, et kui sa hakkad seda innovatsiooni Statistikaameti aruannet täitma, ei saa hakkama, helistad siis Statistikaametisse, siis soovitatakse, no aga pane siis kõik nullid. No ja siis pandigi kõik nullid. Ehk siis, et välismaal, eks ole, maksusüsteem soodustab seda, et kõik, mis vähegi võimalik, panin uue šlagbaumi omale teistsuguse, eks ole, et see on ka innovatsioon. Et mõneti see statistika ei ole nagu selles mõttes, ma arvan, väga tõene. Aga mida tööstus saaks teha? Ma arvan, et mugav vastus oleks, et meil on lihtsalt selline arenguetapp praegu, mis tõttu me oleme ei ole veel olnud võimelised sellist teadust innovatsiooni tööstusettevõtetena vedama. Võib-olla praktilisem või realistlikum vastus oleks see, et ettevõtlussektor on ju ka koosneb inimestest ja inimesed on erinevate isikuomadustega. Ettevõtlussektoris me eristame ka innovaatoreid, eestvedajaid, eks ole, konservatiivseid ja järelsörkijaid sisuliselt, eks ole. Ja Eesti suhteliselt pisikese majanduse struktuuri juures neid innovaatoreid, eestvedajaid nagu arvuna on vähe ja eriti veel neid, kellel lisaks sellele soovile innovatsiooni vedada ka nagu neid rahalisi võimalusi oleks, on vähe. Aga jah, välja toodud Granol Biotech on hea näide, teine võib-olla hea näide, mis on Estonian Celli tehtud ühereaktoriline biogaasi jaam, mis toodab 5 miljonit kuupmeetrit aastas, tegelikult esmane maailmas. Eestis on tegelikult, neid näiteid tegelikult on Eestis, kus tehakse teadusega koostööd. Termopuidu tootjad on meil täielik maailma tipp, eks ole. Et siis ehituses ristkihtlimpuidu kasutust uuritakse materjali ja arendatakse, et seda tehakse. Aga jah, et ma arvan, et meie ettevõtted oma suuruse tõttu on veel natuke praktilisemad ja natukene vähem võimekad, ja samuti, nagu ma ütlesin, suuresti mehaanilise poolele kaldu. Et kõik see keemia pool on meil lihtsalt paraku esindamata. Et kui tohib, ma lisan siia juurde, et ma arvan, see bioringmajanduse temaatika iseenesest algab peale sellest, et me hakkame koolides ja ülikoolides sellest rohkem rääkima. Me tõenäoliselt ei ole sellega väga palju tegelenud, et mida rohkem me räägime nendest seostest, et igasuguse selle väärtuse loomine algab ju sellest, et mida rohkem me liigume lisandväärtuse ahelas edasi, seda enam meil tegelikult tuleb ka investeerida. Meil on vaja uusi tehnoloogiaid, eks ju, ja siis tekivad sümbioosid, tekivad distsiplinaarsused erinevate valdkondade vahel, et seda sellist interdistsiplinaarsust ja ka erinevate valdkondade sidusust kindlasti on selles biomajanduses vaja rohkem. Nii et ma võin öelda, et täna kindlasti Maaülikoolis me oleme liikunud selles suunas, et meil on olemas biomajanduse mõttes eraldi sellised ained, ka magistriõppekava mõttes, mida enam me selliste teemadega räägime ülikoolides, seda enam, ma arvan, tekib ka sellist soovi ja tahtmist ja see lõpuks kandub edasi ka ettevõtlussektorisse, nii et ma oleksin pisut optimistlikum juba. No tegelikult toidusektor on ikka päris progressiivne, et siin ma küll ei saa midagi ette heita, et muidugi on meie käsi ka siin mängus, et meil ikkagi 100 tublit teadlast teevad nende heaks iga päev tööd ja mitte ainult nende heaks, vaid ka suurte rahvusvaheliste kontsernide heaks, sest kuskilt peab ikkagi lõpuks palgaraha ka tulema ja seda tuleb meil ekspordist paraku. Aga Eesti toidusektor tänu sellele, et me teeme rahvusvaheliste suurte ettevõtetega tööd, saavad kasutada neid teadmisi, mis me sealt saame ja kõik need taimse toidu temaatika. Meil on loodud taimse valgu klaster, kus on mitmed suured toidutööstused, põllumehed, erinevad grupid on seal esindatud. Ja põllumehed on väga otse meile öelnud, et tegelikult öelge, mida me peame kasvatama ja me kasvatame neid asju. Ja meie suundumus ongi praegu kaer, hernes, kaunviljad, nende valkude ekstraheerimine, nende valkude kasutamine ja väärindamine. See on see trend, mis meid pikas plaanis edasi viib. Ühtlasi on see jälle see suund, millest ma eelnevalt ka rääkisin, et väga suur põllumaa osa siis rohumaade, teravilja ja kõige muu näol läheb ikkagi loomasöödaks. Olgu see siis Eesti või kuskil mujal, aga loomakasvatuse jalajälg on sedavõrd suur ja tegelikult liha tarbimine on niivõrd suur, mida tegelikult ei ole vaja. Sest kui me vaatame ka Tervise Arengu Instituudi seda toitumispüramiidi, et kuidas inimene tegelikult peab toituma ja kuidas ta tegelikkuses siis toitub, siis see on täiesti vastupidine, et need kogused on pea peale pööratud ja kui meil natukenegi saame kokku hoida oma kõhu kõrvalt, et ei söö liha nii palju, oleme me teinud juba väga suure teene emakesele loodusele.
et nendes suundades me kõik liigume ja sünteetiline bioloogia, kogu see pool on meil domineeriv, nii et need arengusuunad, me oleme maailma absoluutses tipus ja kui me läheme nende innovaatiliste toitudega ka, mille tehnoloogilised lahendused meil on juba välja töötatud, mille säileajad on piisavalt atraktiivsed, sest kui me tahame oma toodangut eksportida, meil peab olema tagatud ka kvaliteet toidule ja mitte ainult kvaliteet, vaid ka toiduohutus läbi pika perioodi, et me suudaksime seda ka mitme maa ja mere taha eksportida. Ja kõik need tegevused on meil tegevuses ja toidutööstused tulevad nende asjadega kaasa ja on juba tulnud. Nii et mina tunnustan küll meie Eesti toidutööstusi. Ja ma tahaks täiendada puidutööstuse poole pealt, et kui siin on ka mitu korda läbi käinud, et meil on hästi, siis tervikpilt ongi see, et hästi on meil see, et meil on mõned üksikud näited siis Imaveres või mida Hendrik tõi ka välja siin termopuidu teemad, et meil ongi mõned üksikud näited on hästi, et tegelikult Eestis sihiteadlikult metsa või puidutööstust innovatiivse ja nutika poole ja mõistliku ressursikasutuse poole suunamisega ja rahastamisega ei ole mitte keegi tegelenud. See ei olegi ühegi riigiasutuse pädevuses ja pigem isegi vastupidi, kuna metsapoliitika on raiemeetmeid lõdvendanud ja seda tooraine kättesaadavus on üha parem ja üha soodsa hinnaga suures koguses, siis ka see ei motiveeriks mitte, et sellest üksi piisaks, aga et see on tegelikult see seis, kus me oleme ja kust on väga, väga pikki samme edasi astuda, nii et selles mõttes oli küsijal väga täpsesse kohta see sihitud. Ma võtaksin võib-olla ühe küsimuse veel, kui on ühe kiire küsimuse, et ka meil aeg surub ka peale. Aitäh! Ma lihtsalt enne kuulasin ja väga pikalt oli juttu sellest, et peab tootma seda, mille vastu on nõudlus. Et mul on selles mõttes küsimus, et Steve Jobs tuli ja tegi asju, mille vastu me ei osanud nagu tahtagi. Aga et sellega mul on just kaks küsimust, et kas inimene peab teadma, et ta tahab taaskasutatud plastist hambapasta pakendit või peaks olema tänapäeva maailmas loomulik, et maksude ja muuga on tagatud, et taaskasutatud plastist hambapasta pakend ongi odavam, sest selle täistsükli kulu ongi väiksem. Aga teine küsimus on ka see, et kas ma tegelikult saan osta seda, mida ma tahan, et võib-olla siin väike küsimus näiteks puidutööstusele, et kui me vaatame, mis on Eesti maja, siis Eesti maja on funkmaja. Kui ma tahan oma funkmaja aeda osta kuuri, siis millist kuuri mulle pakutakse? Ilusat ristpalk tapitud nunnude aknaruudukestega viilkatusega kuuri. Mul oli endal see probleem, ma tahtsin osta endale kuuri, ma leidsin kõik Eesti suuremad puitmajatootjad ja mul ei olnud sealt võimalik leida endale kuuri. Et lihtsalt või see sama, kui räägime toidust, poest mul on võimalik osta umbes 46 sorti magusat jogurtit, mis on kõik ühe rõvedalt magusad, nii et ma viimased 5 aastat ostan maitsestamata jogurtit ja panen sinna ise sisse marju, sest mul ei ole seda toodet võimalik poest osta. Mul ei ole võimalik osta poest vähem magusat jäätist, mul on 46 sorti täpselt sama magusat jäätist. Ühe peal on kirjas, et see on vähem magus, sest sinna sisse on pandud teist suhkrut, mis ei ole saharoos, aga ta on ikka sama magus. Nii et selles mõttes võib-olla minu küsimus ongi ikkagi see, et kas toodetakse seda, mida on harjutud tootma, kas tegelikult kõik olulisemad segmendid on kaetud ja võib-olla on juba võimalik sellele olemasolevale turule toota asju, mille järgi on tegelikult vajadus, aga mida inimesed ei saa osta. Ma alustaks võib-olla sellest, et tegelikult minu algne sõnastus oli, et toota mitte seda, mille järgi nõudlus, vaid just nimeltki seda, mille järgi on vajadus. Ja need ei ole tihti üks ja see sama. Ja mille järgi see vajadus, mis on tegelikult meile olulised, et me igast pudi toodame kogu aeg, mida ühiskonnas meil absoluutselt ei ole vaja. Ja vaatad, poes nukker on et milleks, eks ole. Et alustame sellest, et teeme keskkonnasõbralikud tootmisviisid nendele asjadele, mida meil on kõige rohkem vaja, eks ole. Peavari, soe tuba, toit laual, riided seljas, põhiasjad. Teeme need ilusaks keskkonnasõbralikuks, sest et muud asjad me võime ka lihtsalt ära jätta. Meil ei ole tegelikult vaja neid. Ja puidutööstuse osas veel, et siin varasema kommentaar oli ka tegelikult hästi õige, miks on meile väga suur väljakutse meie sektorile on, et me kukume riigi halduse mõttes hästi mitme ministeeriumi ja haldusala vahele ja tegelikult riigil puudub selline strateegiline huvi selle suuna arendamisel justkui, et kui me võrdame oma üle Põhjanahe naabreid Soomet, seal on hästi tugev riiklik poliitiline üksmeel ja arendustöö selle sektori arendamiseks. Meil see sisuliselt puudub.
ja selle tulemus on see, et ettevõtted on ise ennast üles ehitanud ja oma rahadega ilma toetusteta suunanud endale mingile turule. 90% meie toodangust läheb ekspordist, selle tõttu selle, mida me toodame, suuresti dikteerib see sihtturg. Kesk-Euroopa, Saksamaa hoovides lihtsalt seda tüüpi kuure kahjuks tahetakse. Õnneks on, ma olen hästi nõus selle kriitikaga, sest ma ise tahaksin ka omale ilusat funkkuuri. Aga õnneks ma olen näinud, et näiteks Palmako on hakanud siin tegema kohalike disaineritega koostööd, et teha moodulaedasid ja eks see kõik muutub. Mugav vastus on jällegi see, et arenguetapp on selline. Praktilisem vastus oleks see, et loomulikult saab paremini. Eks ühelt poolt on kindlasti ka see, et tehakse ikkagi tooted keskmisele tarbijale, et seal lihtsalt see ostusegment on nagu suurem. Aga Rando tahtsid lisada? Tahtsin just öelda seda, et täpselt, et kõik elab peale ikka tarbijast, eks tarbija-teadlikkus me näeme, et tõuseb, eks ju, ja neid inimesi, kes väärtustavad loodust, keskkonda, ökoloogiat, eks ju, laiemalt, et neid järjest suureneb ja tähendab sellega kaasab ka tegelikult nende toodete nõudlus. Nii et mis selle mõte on see, et ka ettevõtjad peavad oma ärimudelit nii protsessi mõttes, kui ka tegelikult nende väärtusahelas, kuidas nad liiguvad edasi, kuidas jõuavad lõpptootega selle tarbijani ja teiselt poolt ka tarbija vajaduse katmine, et need muutuvad ajas. Nii et selles mõttes, et see on jällegi see küsimus, et kui on olemas tarbija ja selline sihtgrupp, siis tõenäoliselt tulevad ka tooted. Nii et tuleb rohkem häält teha. Et siin oli, ma räägin siis toidu poole pealt, et siin oli juttu Steve Jobsist ja Apple'ist ja meie arenduskeskuse printsiip on selline, et turg ei tea, mida ta tahab, vaid meie teame, mida turg tegelikult tahab. Ehk siis täna toidutööstus vaatabki meie otsa ja ootab neid lahendusi ja ettepanekuid. Aga meie lihtne printsiip on see, et meie aluseks on inimene ja inimese tervis. Ja kuna me oleme väga palju keskendunud just inimese seedetrakti uurimisele ja just sellele nii-öelda viimasele meetrile, mis on siis jäme sool ja sealt edasi ja seal toimuvad protsessid, siis sellest lähtuvalt paneme meie paika need toidutehnoloogilised alused ja kõik muu sellega seonduva ja sealt saab siis tegelikult kõik alguse, mida tegelikult on vaja inimesel, et elada toredat, tervet ja aktiivset elu. Ja mina jõuaks sinna punkti tagasi, mida ma ka sissejuhatus ütlesin ja kutsuks küll üles sõna innovatsiooni ikkagi mõistmagi niimoodi, et selles by definition ongi juba sees inimese tervis ja meie puhas keskkond, et me siin ka kaldume tegelikult erinevad sõnavõttu, sealhulgas ma ise ka vahepeal puhtalt kasumist ja rahast rääkima, et tulusid kuludest, vastupidis, kulusid tuludest lahutada oskab igaüks ja selleks ei pea isegi kogu keskkooli matemaatikursust läbi käima. Aga kui me räägime puhtast keskkonnast, laste tervisest, põhjaveest, siis see ei ole mingisugune tuleviku jutt, et üleeile oli looduskaitse 110. aastapäeva konverents, kus ka Aveliina Helm tõi selle väga selgelt välja, et meie viimane riiklik seire näitab, et Eestis väga paljudes kohtades põhjavees on pestitsiidid ohtlikust piirist, lubatud piiridest selgelt juba kõrgemad, mis oli isegi sellises ringkonnas inimestele täielik nagu üllatus või millegi pärast me seda ei tea, et me lihtsalt istume siin ja arutame, et kas me saame olla rahul sellise põlluga, eks ole, ja samal ajal tegelikult me oleme juba seal, kus meil enam põhjavesi ei kõlba juua ja siis me räägime, et mis on innovatsioon ja mida me sööme ja kas me peaks midagi muutma või ootame, kui tarbija hakkab poes teistsuguseid valikuid tegema. Võib-olla veel mõni minut on veel aega lõpuni, et võtaks kokku see meie tänase arutelu, et mullast kullaks Eesti ressursid, mida me saame, mida me võiksime, mida me peaksime tegema, et meil läheks olukord ikkagi paremaks. Võib-olla võtame siit äkki igaüks ühe-kahe lausega, Hendrik alustab äkki. Jah, mis me peame tegema, et läheks paremiks? Ma arvan, et esimese asjana me peame siis loodetavasti, mida me oleme ka endale teinud, teadvustama, et me tahame, et oleks parem. Et nagu siin väga hea näide kõrvalistuja poolt toodi, et ärme võrdle ennast mitte Lätiga, vaid võrdleme ennast siis Hollandiga või võrdleme ennast maailma parimatega ja esmalt loome üldse selle nii-öelda sisemise tahtmise sinna suunda liikuda.
et ma arvan, et meie ühiskonnas on ka seda veel kõvasti võimalik arendada. Avo, mis sa arvad? Minu arvates on üks oluline asi inimeste enda sisemine tahe olla terved ja teha kõik selleks, et kogu ökosüsteem ja kaaskodanikud oleksid terved. Väga õige. Tarmo? No ma pakuks siis välja, et mõtleme endale välja mõõdikud, et see poleks kindlasti raha, vaid pigem siis näiteks laste tervis ja puhas keskkond ja seda tüüpi mõõdikud ja kindlasti ärme võrdle ennast ka Hollandiga ega Soome või Rootsiga, et räägime sellest, et kuidas me siin ja täna saaksime hakkama, sest Holland on jõudnud sinna, kus ta on, aga paraku elukeskkonna probleem on seal palju suurem nagu. Ma arvan, et see võti on ikka selles, et tuleb seda teadus-arendustegevust toetada, et kas see on riiklik sektor või see on ettevõtlussektor, et läbi selle tekib tarku lahendusi, tekivad need samad innovatsioonid, mida me siin mõtleme, et selleks, et inimese heaolu oleks suurem, selleks, et toit oleks tervislikum, toit peab olema tervislik, ta peab olema kättesaadav, et kõik need funktsioonid oleks nagu täidetud, et selleks on me vaja panustada teadus-arendustegevusse. Ma arvan, et see on see võtmeasi ja sealt edasi on juba see koostöö küsimus ja erinevate nende valdkondade selline sidususe küsimus selleks, et eesmärk saavutada. Ja, et mina tulin natuke teisele järeldusele siiski kui mõned eelkõnelejad, et ma arvan, et kasumlikkus on innovatsioonis väga tähtis ja ütleme, kuidas me üldse siis selleni jõudsime, kui me nii tugevad looduskaitsjad olema, et meil pestitsiidi on sellepärast, et me pole innovatsiooni investeerinud ja me pole seda kasumlikult käima saanud. Ja kui me teeme sellise Euroopa rohediili, mis on ainult dotatsioonide peal, siis meil ka akumuleerub vähem raha riigieelarvesse ja me ei saa käivitada selliseid tehnoloogiaid nagu päikeseenergia või vesinikuenergia ja seda teevad Hiina ja Ameerika meist hoopis enne. Ja lõpuks oleme meie need, kes viimasena sõidavad fossiilkütustel ja siis me räägime oma laste tervisest ja veepuhtusest, et äriloogika vastu ei saa, me ei saa lihtsalt doteerida lahedalt selliseid madala innovatsiooni tasemega rohelisi lahendusi. Me peame ikkagi investeerima selle eesmärgiga, et me loome väärtust. See ongi see mullast kullaks, see ongi see väärindamine. Et tuleb meil tuleb leida need targad lahendused endas investeerida. Aga ma tänan meie paneeli esinejad, meie aeg on nüüd otsa saanud, ma tänan kuulajaid, et ikkagi leidsite aega siin olla, loodan, et mingi mõttetera ehk igaüks meist leidis siin. Eks me peame neist asjadest rääkima täna, homme ja ka ülehomme ja ka suur aitäh ja loodame teid kõiki näha taas kunagi kuskil. Aitäh! Elame elurikkuse kao ja kliimakriisi ajastul. Tänased muutused keskkonnas on inimkonna intensiivse toimetamise tõttu tempokamad kui kunagi varem. Täna võtame looduse poolt pakutud hüvesid enesest mõistetavana. Peame loomulikuks, et meil on toimivad aineringed, on tagatud puhas vesi ja õhk, mullateke ja on säilinud looduskeskkond, mida vajame oma vaimse ja füüsilise tervise jaoks. Paraku oleme oma tegevusega enesest mõistetavaks peetavaid nähtusi ohtu seadmas. Ülemaailmselt oleme täna väljasuremisohtu viinud 1 miljon liiki ehk iga 8. liigi. Üle Euroopa on viimase 40 aasta jooksul põllulindude arvukus vähenenud poole võrra. Ning ka Eestis on nii põllu- kui metsalindude seisund väga muret tekitav. Kõige olulisem elurikkuse kao põhjustaja on massiivne maastikumuutus viimase sajandi jooksul. Intensiivne põllumajandus on toonud kaasa elupaikade kao ning ühetaoliste ja elurikkusele mitte sobivaks muutuvate maastike kujunemise. Kui lisame sinna juurde ülemäärase pestitsiidide ja väetiste kasutamise, olemegi jõudnud elurikkuse kao juurpõhjusteni. Me oleme kaotanud rohkem kui 90% kooslustest, mis on suure osa Euroopa ja Eesti elurikkuse koduks. Aruniidud, puisniidud, soostunud niidud on putukate või suure osa mullaelustiku päriskoduks. Inimene sõltub täiel määral meid ümbritsevast loodusest. Kliimamuutus ja elurikkuse kadu seab meie kogu tänase toimimise ja heaolu ohtu. Tootes toitu koos elurikkusega tagame mullaviljakuse ning vastupidavuse kliimamuutustest tulenevatele uutele haigustele ja potentsiaalsetele kahjuripuhangutele. Kui kaotame tolmeldajad, ei saa me kasvatada suurt osa täna nii oluliseks peetavatest kultuuridest.
kui kaotame põllumajanduskahjurite looduslikud vaenlased või mullaviljakuse aluseks oleva mulla elurikkuse, sõltub põllumehe saak üksnes väetamise ja pritsimise edukusest. Kahjuripuhangute vältimiseks neist aga ei pruugi piisata. Nii võib erakordselt soodne aasta lehetäide levikuks hävitada suuri põlde. Majandades oma põlde koostöös loodusega, hoiame kahjuripuhangu vältimiseks vajalike looduslike vaenlaste elurikkust ja arvukust, muuhulgas näiteks lepatriinusid, lehetäide looduslikke vaenlasi. Iga maakasutaja valikutest sõltub, kas loodus meie ümber säilib või mitte. Tee loodussõbralikke valikuid oma koduaias, tunne ära liigirikkad elupaigad ning hoia neid kui kullatükki. Nimetagem seda igaühe looduskaitseks. Loodust tuleb kaitsta kõikjal, ka väljaspool looduskaitsealasid. Teadmised, kuidas seda teha, on olemas. Nüüd vajame ühist tahet nende rakendamiseks.